Tere kõigile. See on väga määravad päevad globaalselt ja siin. Ja sageli, kui me räägime lõpuaegadest, inimesed hakkavad see asukoht, kus me asuksime siis Jumala prohvetlikul keelal, kui sedasi väljendada seda asja. See on väga sageli võetakse mõõdupuuks või as a metric, nad võtavad lihtsalt see, mis toimub poliitiliselt või isegi see, mis toimub Iisraelis. Ja isegi kui nad mängivad rolli kõige selles, see kõige tähtsam asi ja primaarsem asi on see, mis toimub Kristuse ihus. Ja see on, kus tähelepanu läheb nagu kihva selle pealt sageli. So me alustame, kus me peame alustama siin praegu. Me hakkame rääkima sellest, mis Jumal tahab teha Kristuse ihus osati ja võib-olla eriti toome tähelepanu praegu ühe pakilise vajaduse peale, sest et iga asi, kui me tahame sellise balanssi või tasakaalu soetada ja selles käia, sageli vaheldumisi oleneb, mis toimub Kristuse ihus, mis toimub maailmas. See tasakaal, see võib natukene varieeruda ja vahetevahel need sõnumikandjad, kes toovad vältimatult vajalikke komponente selleks ajaks, kus kogudus parajalt leiab ennast, nad toonitavad seda nii palju, et vahetevahel mõni asi nagu paistab üldtasakaalust väljas, kuigi võib-olla kui piltlikult vaadata, nad suure labidavaga täidavad ühte suurt tühimikku. Ja eriti kui see tühimik oleks prohvetlikult karjuv vajadus, et kogudus võiks edasi minna ja ka, et me võiksime oma rolli võtta maailmas nagu peaks, siis see muutub ülitähtsaks. Ja samas ma räägin seda mõnes mõttes sisse või eessõnana sissejuhatuseks, sellepärast, et mõned, kes on nad võib-olla tahaks lihtsalt norida või see vaim, mis neis võib-olla on väga aktiivne, võib-olla söödib isegi selle vastu, mis Jumal tahab teha. Ja kui ma räägin sellest vaimust, see ei ole loomulikult püha vaim, aga seal on religioossed mõjud, seal on kadedus, seal on riiakus, seal on vaen, seal on ütleme nagu kes tahab, et nende grupeering oleks nagu see, kes paneks kõik paika, aga aeg on liiga hiljaks selleks, et meil on vaja üksteist ja meil on vaja ka korrektselt hinnata see, mis iga komponent kannab, sest et me oleme lõpuks pusletükid ühes väga-väga suures pildis ja keegi meist ei ole see suur pusletükk ja kui me räägime orkestri mõttes nii, et seal võib olla esiviihul ja teine viihul, aga selles, mis toimub praegu, et seal on palju esiviihuleid ja need esiviihulid ei saa üksteisega konkureerida. Ja see on väga tähtis, et me võtame sellise väga toetava positsiooni ja arusaaja positsiooni, eriti kui juhid, ka kui kes iganes, et keegi meist ei hakka ütlema, et me oleme need ja me oleme nendest tähtsamad ja see aeg selleks mänguks on ammugi läinud ja see, kes hakkab sellised vigurid ja mänge mängima, lihtsalt ta mängib ruletti oma see tippkoht kutse ees, mis tegelikult on Jumal andnud neile ja nad võivad selle üldse nagu maha mängida. So ma tahan tuua esile see üldpilt ja siis ma tahan ka puudutada see konkreetne osa, mis Jumal tahab teha Eestis, sest et Eesti on väga tähtis riik ja mitte sellepärast, et me oleme nagu IT-juhid ja kõik nii edasi, sest et humanism võib kaagutada, targutada, mille pärast, et me oleme nii vajalikud, aga see ei ole see, mille pärast Eesti on olnud vallutatud ja teised on tahtnud võtnud selle territooriumi ja see ei ole puht isegi see, et Eesti on väga magusas geograafilises positsioonis Balti merel ja Põhjamerel ääres. See ei ole isegi see, seal on midagi enamat veel ja see põhineb isegi sellel kutsel, mis Eestil on. Ja me puudutame seda natukene hiljem, sellepärast, et see on üks väga-väga tähtis, oluline osa sellest ja see vaimne kutse, mis selle riigi peal on, tagab ja nõuab, see tagab seda, et Jumal kergelt ei lähe meist mööda, aga see nõuab väga hoolekannelik tähelepanu Jumala protokollile.
nii usule kui üksteise armastamisele ja austamisele, nagu me just rääkisime, ja hindame üksteise vajalikkust, sest et jälle keegi ei ole mingisugune Lone Ranger või Rambo selles pildis ja meil on üksteist vaja ja mida enam see aeg läheb edasi. Ja me peame ka hindama ka, mis riigi roll on võrreldes, mis koguduses toimub, kaks erinevat asja. Aga läheme edasi siis. Võib-olla alustame sellega, et öelda, et iga asi läbi aegade, mis on haagitud Jumalaga, võidab. Ja võib-olla isegi vaadata algusel, et kui Jumal andis inimestele see mandaat ja see on tähtis sellepärast, et see ei ole kusagil ära võetud. Kui me vaatame esimene Moose raamat, esimene peatükk, me näeme kohe siin Piibli algul juba Jumala plaan inimkonna kohta. Ja kui ma räägin inimkonna kohta, see ei ole lihtsalt inimkond kui inimkond, see on Jumala laste kohta. Ja nimelt see, et ta on pannud Jumala lapsed maa peale, et valitseda, mis toimub siin planeedil. Ja see vastutus on olemas, järelikult võidmine on olemas. Ja küllap asjad on arenenud sellest ajast, kus Adam ja Eva ja siis Kain ja Abel kõndisid maa peal. Aga see, et riigid ja rahvused on arenenud ja ütleme nii juba peale babylonlikud kuningriiki ja asüürlased ja siis või Pärsia ja siis Süüria ja Kreeka, Rooma ja nii edasi. Ja asjad on arenenud nii kaugele ja Kristuse ihu on ja Jumala lapsed on kuidagi nagu jäänud tagaplaani, isegi kristlaste mõttes sageli. Ja me peame mõistma, et me oleme mõnes mõttes ringiratas tulnud tagasi sinna kohta, kus need maakuulajad, kui neid läkitati 4. Moosese raamat, peatükk 13, läkitati maa kuulama, et vaadata, et hinnata seda, mis seal toimub, et võtta osa viljast tagasi ja nagu tuua ühe sellise, kui nii väljendada, ekspertiis hinnangu, et kas saame selle maa võtta ja kas tasub ja Jumal ütles, et te võite selle vallutada ja peate selle vallutama. Nad läksid sinna ja 10 neist 12 hindasid seda valesti ja nad ütlesid, et tead mis, poisid, see on suitsiidmissioon. Me oleme ümbritsetud päris hiiglastega. Need anakiidid seal, nad on nii hiiglased, et me paissime nagu täitsa nagu lausa rohutirsud nende silmis. Ja kui nii võtta, me olimegi rohutirsud ka enda silmis. Me olime omast liigast väljaspood, see on lihtsalt, siin pole mõtet. Ja need samad 10-12, vaata, Joosua Kaaleb ütles, et tead, see on lihtne asi. Kui Jumal läkitas meid seda tegema, siis nagu kus see probleem? Ja me peame mõtlema ja sama tegelikult, kui me vaatame Taavetit, aga korraks kerime tagasi, need 10 läksid tagasi ja mürgitasid teisi. Ja see maa, mis Jumal tahtis neile anda, mis on tegelikult prototüüp ja eeltähenduslikult üks koht vaimus ja mõjusfääri suhtes, mis Jumal tahab meile anda praegu. Jumal võib-olla ei taha meist ühe uue füüsilise riigi teha, sest see on nagu liiga madal, kui ausalt öeldes, kui meist moodustatakse üks nagu 4. Balti riik, see on nagu naeruväärselt tillukene ja mõttetu ja pisike. Isegi kui see riik valutaks ja valitseks üle kõik teised riigid siin planeedil, see on pisiasi, sellepärast et see vaimne koht, mis Jumal tahab meile anda, mis mõjutab riike ja rahvusid ja nende päästmist ja nende vabanemist ja nende instrueerimist, nagu ütleb Mattius 28, see on hulga suurem. Ja need poliitilised juhid on tegelikult allüksused, mis peavad alluma Jumala meetmetele ja tahtmisele ja mitte vastupidiselt, et Kristuse ihu nagu tantsib nagu sellele, mis toimub maailmas. Nüüd, kui me vaatame, need 2 andsid hea tunnistuse. 10 tulid tagasi ja nad mürgitasid üle jäänud. Ja nad olid nii kapitaalselt mürgitud. Nüüd pange tähele, sellepärast, et me seisame mõnes mõttes ringiratas, me oleme tulnud samasse kohta, kus me vaatame ühte väga suurt pilti. Kui ususilmade kaudu vaadata seda asja,
siis see paneb inimese mõtlema, et kõik on võimalik Jumalaga, aga siin on tõesti Jumalat vaja. See ei ole üks asi, mis me saame ise ära teha. Ja keegi saa öelda, et okei, poisid, teeme ära, sest et see on nagu, et mis siis ikka me saame sellega hakkama. Kui vaadates seda, mis Jumal tahab, et me teeksime, see nõuab igatepidi, see nõuab usku, see nõuab usku Jumalasse ja imede peale peab toimuma, et see toimuks. Ja samas, sest me vaatame ka, et need, kes uurivad seda panoraama, see tulevik ja see, mis isegi mõnes mõttes me toome mõned sellised komponendid siin välja, et kui mitte usu silmaga võtta seda asja, kui maise silmaga hinnata seda, siis klõps käib, korgid läbi ja mõnes mõttes me sattume täpselt samasse vea sisse, kui need 10 tegid ja kus nad diskvalifitseerisid ennast, aga ka mürgitasid ülejäänu Iisraeli rahvas, kus nad ei saanud isegi kaasa tulla. Tollel ajal nad jäid üldse pildist välja. Jumal lasi need kõik see terve põlvkond lihtsalt ära nagu elada oma elu ja lihtsalt surra. Ja siis plaan läks edasi. Aga meil aega selleks pole tänapäeval, et lasta üks terve põlvkond ära vajuda. Jumal tahab leida. See on need, kes võtavad, need, kes ei võta. Need, kes lähevad, need, kes ei lähe. Need, kes tahavad seda, mis Jumal tahab. Need, kes veel siis tahavad lihtsalt, mis nemad ise tahavad. Nende pürgimised on lihtsalt nende enda huvid, alad ja nende hobid ja spordid ja mis tahes ja Jumala plaan on nagu neil pole kõki-möki sellest, nad üldse ei hooli. Nad ei ole huvitatud, nad ei tea midagi sellest ja käivad kirikus ka, et kuidagi leevendada oma südametunnistust, aga nad ei mõista seda, et Jumalal on aktiivne plaan ja seal ei ole ühtegi kristlast, kes tegelikult Jumala meelest oleks välja jäetud pildist, kes on lihtsalt nagu üks selline dead weight või üks selline nagu üks kasutu nagu tööorgan kõige selles nagu töötu inimene. Sellised inimesed ei eksisteeri. Ja kui Hebra kiri 12. peatükis räägib raputamisest, et kõik asjad saavad raputatud, et need asjad, mis ei ole raputatavad, need asjad jäävad. Ja Mattius 7 räägib samast asjast, kui tulevad elu raskusi ja tormid. Aga Hebra 12 toob selle teisele pinnale ja näitab, et need asjad on määratud olema nagu sisuliselt üks selline alarmkell või wake-up call nii maailmale kui ka Kristuse ihule või võiks vastupidiselt öelda nii Kristuse ihul kui maailmale. Inimesed näevad, mis on toimumas, nad saavad aru, midagi on teistmoodi ja nad siis peaksid Jumalat otsima ja et need raputamised siis jätaks midagi, mis oleks püsiv. Korraks, enne kui me isegi loeme seda esimene Moosese raamat, sest me ei ole jõudnud sinna, kui sa vaatad Hebra 12 korraks. Tähtis kirjakoht ka, sest et see on isegi tsitaat ühest väga jõulisest ja vägevast profeteeringust, lõpuaja profeteeringusest Hagai teisest peatükist, selle peatüki lõpupool. Aga korraks vaatame siis Hebra 12, sest et me tõesti elame sellises kohas ja teadke seda, et kui seal on raskeid aegu, teadke seda, et Jumal on valinud sind just selleks ajaks. Ja mitte, et see oleks nagu see 10, kes lihtsalt annaks oma veto ja ütles, et kuule poisid, et see on nagu üle jõu. Me oleme väiksed malendid või etturid siin suurte malendid keskel, ümbritsetud suure ja sügava infrastruktuuriga ja mismoodi ja mis asja ja kuidas ära mõtle selle asja peale. Ja me vaatame edaspidi nüüd praegu kirjakohad, mis näitavad, kui jõuline on see, mis Jumal tahab teha ja miski ei ole selles maailmas võimalik meid peatada. Ja see on tähtis, et me ei näe ennast kui väiksed etturid, me ei näe ennast kui rohutirtsud nagu selles pildis 4. Moosese raamatus, vaid me näeme ennast kui Jumala agendid ja kõik, mis on haagitud Jumalaga, võidab ja võidutseb. Nüüd korraks, kui Hebra 12, kui see ütleb, et Salm 26, kelle hääl tookord pani kõikuma maa, aga kes nüüd on tõotanud ja ütelnud, veel kord ma panen värisema mitte ainult maa, vaid ka taeva. Et veel kord näitab, et see, mis kõigub, peab muutuma, sest ta on loodud, et püsiks see, mis ei saa kõigutada.
Seepärast saades kuningriigi, mis ei kõigu, sest et vaata see, mis ei kõigu lõpuks on Jumala kuningriik, mis on juba siin. Ja mõned isegi, kui jutt on meelevallast, nad hakkavad urgitsema selle kalla ja nad annavad süüd kuidagi nagu määrivad sellised halvustavad nimed. Aga sa pead mõistma, et Jumala kuningriik on siin praegu. Jeesus ütles, et ära otsi sinna enne, aga oota, sest et Jumala riik on teie keskel. Ja siin see ütleb, et püsiks see, mis ei saa kõigutada. Seepärast saades kuningriik, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem seega Jumalat ja tema meeltmööda pelglikkuse ja aukartusega. Nüüd, ja see ütleb, sest meie Jumal on hävitav tuli. Aga see hävitav tuli ei hävita meid. Jumala tuli meie suhtes muud kui lihtsalt elustab meid ja paneb põlema meie südamed, et see kirg ja see terav fookus, et teha Jumala tahe, see kirg, et teha Jumala tahe, et see põleb väga suure leegiga. Aga nüüd, kui me vaatame juba algul, et Salm 26, 1. Mooseraamatu 1 ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks, et nad valitseksid. Ja nüüd see on huvitav asi, sellepärast, et sa näed siin, et see primaarne asi ei olnud isegi, et olla viljakad ja paljunege. See tuleb kohe peale selle. Aga esimene asi on, et me oleksime Jumala näo järele tehtud, loodud. Ja me saaksime tema sarnaseks. Et Kristus saaks kuju meie sees. Et me saaksime nagu väärikateks ja küpseteks poegadeks. Issandas Jeesuses Kristuses. Et sõna saaks loovalt aset leida ja saaks kuju meie sees, nii nagu Kristus ise. Sest et tema oli see vanem vend ja meie issand ja kui prototüüp, ta jättes meile eeskuju, et me võiksime saada siis tema sarnaseks. Aga nüüd see ütleb siin, et nad valitseksid. Ja see on huvitav, see sarnasus ei ole lihtsalt silmad, nina ja suu. Me räägime sarnasusest, et me valitseksime. Ja nüüd, kui sa vaatad ajapikku, Piibel on väga aus, ta räägib nii headest asjadest kui halbadest asjadest, kui kuulekatest Jumala lastest, kui ka need, kes tegid kompromissi. Ja see viimane osa on tegelikult nagu arvuliselt hulga rohkem neid, kes tegid kompromissi ja neil läinud Jumalaga kaasa. Aga need, kes tõusid Jumala tahte sees, Jumal tegid väga-väga suur asju. Ja kui nad sattusid kompromissi ja patu sisse ja Jumal pööras oma selja või tõmbas tagasi neist ja nad sattusid siis seetõttu teiste valitsejate alla. Aga siis, kui nad hüüdsid Jumala poole, Jumal jällegi saatis prohveteid, saatis keegi, kes saaks nad päästjaid siis ühesõnaga, kes saaks neid orjusest ja sellest vangipõlvest välja. Toimus see kõige suurem näide sellest on kui Mooses läkitati. Aga Jumala rahvas hakkas hüüdma Jumala poole ja Jumal vastas. Midiani päevil, Gideoni ajal seal samamoodi. Nad olid jälle sattusid vangipõlve. Aga Jumal läkitas kedagi, kellel oli julgus sees. Ta oli piisavalt palju julgus, et ta peitas selle hea toidu midianlastest. Ja tegelikult see oli seaduse vastu, aga Jumal tahtis, et tema rahvas ka sööb. Midianlased olid väga rõhuvad. Nad võtsid kõik hea endale ja nad olid väga karmid peremehed. Ja Gideon, ta nägi, ta tahtis midagi head oma rahvale teha ja see oli see alus, mille pärast Jumal siis kutsus teda samamoodi Moosesega. Me näeme, et ta tahtis oma rahvast aidata ja kutse tuli temale ja tuli siis Jumala tahte sees. Ja ajapikku sa näed ka Eelia päevil. Seal oli vahepeal igasuguseid selliseid inimesed, kes läksid lihtsalt kaasa kõige sellega, mis toimus. Tegid kompromissi, tahtis olla nagu maailm ise. Me näeme nagu sellel ajal, kus Eeli valitses. Ta oli lihtsalt oma kasu peal välja, kõik oli enda pärast. Aga siis Jumal äratas ühte prohvetit, kes jälle tooks valguse. Ja kui sa vaatad Samueli raamatut ja me vaatame võib-olla isegi seda siin praegu. Kui sa vaatad 1. Samuel ja vaatad 7. peatükki
Ja see on tähtis mõista siin ka, sest et Samueli näol ka me näeme suurt võitu. Nii nagu Gideon tõi võidu Jumala rahvale sellel ajal, Samuel tõi selle tõsiselt kõrgel tasandil ja ometigi need asjad on eeltähenduslikud. Ma loon ühe pildi siin praegu. Ma loon ühe pildi, sest et Jumal tahab, et kõik, mis on haagitud temaga, võidab. Ja kui me loeme midagi Vanas Testamendis, need on prototüübid, eeltähenduslikud varjud, mis on määratud aset leidma Uue Testamendi ajal veel sügavamal võidmisel, veel keerulisemal ajal, aga sügavamal moel. Et see esile tuleks. Ei ole ühtegi näidet Vanas Testamendis, mis on see soolane ja see vägev ja siis see Uue Testamendi võrdlus või vastand on kahvatu vastupidiselt. Ja sellepärast 2. Korintlaste kiri 3. peatükk ja kui sa vaatad Salm 7-10, see ütleb niiviisi, et isegi Mooses, kui ta tuli mäe pealt ja ta pales säras Jumala auhiilgusega, see auhiilgus pole mingi auhiilgus võrreldes see auhiilgus, mis resideerub uues lepingus. Ja see on huvitav asi ka, jälle, nagu Kolosslaste 1.27 ütleb, Kristus teie sees, auhiilguse lootus. Kui me räägime Jumala auhiilgusest, me räägime Jumala osadusest, me räägime Jumala isiksusest. Ja kui Jumal ilmub kohale oma auhiilgusega või isiksusega, plats tehtakse puhtaks. Jumal võidutseb, seal ei ole ühtegi asja. Jumal ei astu lahingusse, et kaotada. Ja ma jõuame sinna kõige sellega ka, sest et me selle väikse sarja jooksul me vaatame, kuidas koostööd Jumalaga teha, et tagada, et tema plaan tuleb esile ja kurati plaan ei tule esile. Ja kindlasti mitte enneaegselt ei tule midagi nagu lõpuaja mõttes, mis keeraks tuksi see ülim, mis Jumal tahab vahepeal nüüd teha. So me tahame õppida, kuidas koostööd teha, aga alus kõigile sellele on, sa ei saa koostööd teha, kui sa oled ühel nõul Jumalaga. Aamose kirjas ütleb, et kuidas keegi saab kuidas inimesed või kuidas keegi saaks koos käia, eriti Jumalaga siin, kui nad ei oleks siis ühel nõul. So number 1, Jumal on vägev. Ta on nii vägev, et mis on haagitud temaga, ei kaota. So kui sa vaatad siis 1. Samuel ja vaatad siis 7. salmi, ja sa näed siin, 7. peatükis Salm 13, nõnda alistate velistid ja nad ei tulnud enam Iisraeli maa-alale ja Jehova käsi oli velistide vastu kogu Samueli eluaja. Ja need linnad, milled velistid olid Iisraelilt ära võtnud, said tagasi Iisraelile. Ekronist kuni Gatini nõnda samuti vabastas Iisrael ka nende maa-alad velistide käest. Rahu oli ka Iisraeli ja emorlaste vahel. So me näeme tema elu jooksul asjad läksid võidu poole, isegi kui see startpunkt oli madal. Ja kui kogudus sai rajatud, algkogudus, see startase oli nukralt madal, nagu tegelikult suure augu sees. So mõnes mõttes meie ei ole jõudnud näha need profeteeringute täide minekut, mis olid profeteeringud ammugi juba läbi Vana Testamendi seoses see lõpuaeg ja mis Jumal tahab teha oma rahva keskel. Nad ei ole jõudnud sinna, see oli väga pisike väike viilukene tervest ajaloost. Vana Testament, me räägime nagu inimeste ajalugu, siis üle 4000 aasta on ta kindlasti ja siis 2000 aastat peale Kristust ja lihtsalt me räägime inimeste ajalugu, aga see on huvitav sellepärast, et algkogudus, nagu me loeme seda Apostlitegude raamatus, see oli kõige pisem lõik, see oli alles titte kingades, aga me näeme mõned väga olulised komponendid ja järgmine saade me vaatame natukene sügavamalt. Me vaatame nende ainuke palve koosolek, kus sa näed aken päris sisse, mida nad palusid ja see on oluliselt tähtis meile. Aga nüüd lähme korraks edasi. Vaatame Jeesaja 40. peatükki. Ja kui sa tahad korrektset pilti, kui võimas Jumal on võrreldes riigid ja rahvused,
ja jälle, see on see Jumal, keda me teenime siin. Siis me näeme seda pilti siin, see on väga ere pilt ja see on tähtis, et me näeme seda. Mõnes mõttes see kirjakoht on võib-olla nagu see, mis Jeesaja 53 on terveks tegemisele ja jumalikuses tervises käimise kohta. Ta võttis meie haigused ja kandis meie tõved, tema haavade läbi meil on tervis tulnud ja nagu see on tsiteeritud siis 1. Peetrus 2:24 ka Jeesajast. Aga see kirjakoht siin, see keskendub ja toob esile Jumala suurus võrreldes teiste riikidega. Ehk me võiksime teisesõna öelda, see paneb uued ja korrektsed lähetsed ette või päikseprillid või mis iganes, et me ei suhtuks nagu need 10 spiooni või maakuulajad, kes olid nii kompromissi sees ja nad hindasid seda puhtalt selle alusel, mis oli füüsiliselt näha. Ja see paneb korrektse perspektiivi, et me võiksime näha, et Jumal on suur, tema on suur ja kui tema on meie poolt, kes saab meie vastu olla. Ja just enne, kui me loeme seda siin isegi, see on Jeesaja 40 ja me vaatame siis Salm 15 ja 17. David ka oli üks mees, kes Jumal valmistas selleks ajaks, kus tema pidi elama. Me loeme seda Apostolitegude raamatus ka 3. peatükis. Ja see on huvitav. Ja me näeme seal nagu ja 13. peatükis, et David oli üks mees Jumala südame järgi, kes siis järelikult tegi kõik Jumala tahet. Aga tema ka valmistati, nagu ma ütlesin, Jumal pani sind siia planeedile just selleks ajaks, nii nagu Estrile oli öeldud, et kui sina ei tõuse abistama Jumala rahvast praegu, Jumal küllap ta leiab kuskilt mujalt keegi, aga kes ei tea, et just selleks ajaks oled sa siia pandud. Ja ma ütlen teile konkreetselt, Jumal oleks saanud sind panna elama vaiksel ajal, võib-olla 30 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, aga Jumal pani sind elama just praeguseks ajaks, sellepärast Jumal nägi midagi sinu vaimus, mis tuleb esile ja Jumal saab sind kasutada, et tuua väga suuri asju esile. David ilmus, kui Goljati ees Saul jooksis, vaata jälle me näeme, üks jookseb, teine ei tee, teine tõmbab tagasi. Saul jookses eemale, aga David tuli sinna ja ütles, et kes see ümber lõikamata vilist on, et teotaks elava Jumala armeed. See on üks täitsa põhjusetu ja tühi mõnitamine. Et likvideerime selle suure nagu monstrumi siit meie eest ja siis ta läks linguga, ta kallale ütles, et täna Jumal söödab sinu laiba taevalindudele ja täna Jumal lööb sinu maha ja sinu pea tuleb otsast ära ja kõik saavad näha, et see on üks Jumal, kes on taevas. Nüüd vaatame siin Jeesaja 40 ja Salm 15. Vaata, rahvad on otse kui tilk ämbris ja need peetakse kübemeks kaalukaussidel. Vaata, ta tõstab saared üles tolmuna. Salm 17. Kõik rahvad on tema ees nagu ei midagi. Ta peab neid olematuks ja tühjuseks. Ja mul on uudis sulle. See hõlmab kõik impeeriumid kokku pandud, kes oleks mingisuguses põlvkonnas aktiivsed ja elusad. Sa võid panna kõik riigid, mis on suured praegu, sa võid panna Ameerika, Venemaa, Hiina, võid panna Euroopa Liit, võid kõik ühte patta panna ja need ei ole isegi kõige peenem tolm kaalukaussidele. Võid panna kõik need 3-tähelised nagu üksused, mis üritavad paika panna palju asju siin maa peal. Nad ei ole isegi peenem tolm, nad on täitsa nagu olematu Jumala silme ees. See on tähtis, et sa saad sellest asjast aru, sest et muidu ilma selleta sa ei oska paluda ja sa näed ennast nagu see väike kääbik ja rohurterts jälle suure mandaadi ees, kuidas me hakkame saame ja Aga sul on vaja saada aru, et suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Suurem on see, kes on sinu sees ja usk on see, mis võidab ära maailma. See on see, mis võidab ära maailma, meie usk. 1. Johannes 4:4 ja 5:4. Jumal õnnistagu teid.